Tere, minu nimi on Maarjo Mars ja ma olen Tallinna Tähetorni astronoom ja tutvustan teile selle aasta tähelepanuväärsemaid kosmosesündmused, mida tasuks jälgida. 8. märtsil on Jupiter vastasseisus. Jupiter on siis meist kõigest 663 miljoni kilomeetri kaugusel ja on hästi vaadeldav. Jupiter ei ole mitte ainult märtsi alguses, vaid teda võib kuni suve alguseni jälgida õhtuti taevas väga ereda tähena. Aprillis on hästi vaadeldav planeet Merkuur päikesest idapoolses kaugenemises ja seetõttu on teda siis peale päikeseloojangut väga hästi näha, et tuleks vaadata õhtusel ajal siis peale päikeseloojangut siis 18. aprilli paiku või ka siis nädal-paar hiljem läänetaevasse madalale. 9. mail leiab aset väga erakordne sündmus, kui Merkuur läheb üle päikese. See juhtub meil siis pärastlõunasel ajal. Juhendatud vaatlus tehakse ilmselt mitmetes punktides, aga ka Tallinna Tähetornis. Kindlasti ei soovita seda iseseisvalt teha, kuna päikese vaatlemine võib kahjustada silmi. See kordub alles 2019. aastal ja pärast seda alles 2039. aastal. 14. mail on rahvusvaheline astronoomiapäev. Eestis tähistatakse rahvusvahelist muuseumiööpäeva ja selle raames on siis Tallinna Tähetornis avatud uksed ja kindlasti kõik oodatud. Kas mingitel muudel aegadel on ka võimalik tulla Tähetorni külastama? Tähetorni on võimalik tulla külastama avatud uste raames 12. aprillil kosmonautikapäeval õhtul 8 südaööni, siis muuseumiööl või rahvusvahelisel astronoomiapäeval 14. mail ja kindlasti ka teadlastööl septembri 3. reedel. Nüüd erilisemate taevasündmuste puhul, nagu seesama Merkuuri üleminek päikesest, me kindlasti teeme ka avalikke vaatlusi, et rahvas võib siia tulla ka uurima ja vaatama. Aga muul ajal siis tuleks Tähetorniga ühendust võtta ja eraldi kokku leppida. Juuni alguses, 3. juunil on Saturn vastasseisus, tähendab, et Maa on Saturniga samal pool päikest kohakuti ja Saturn on siis vaadeldav küll väga hilja ja väga madalal, aga sellegipoolest on ta väga eriline planeet, mida siis tasub jälgida. Juuni esimesel nädalal on võimalik näha korraga taevas nii Marssi, Jupiteri kui Saturni. Parim aeg Marsi vaatamiseks oleks aprilli keskpaigast kuni juuni alguseni ja 22. mail on Marss vastasseisus. 3. septembril on Neptuun Maaga vastasseisus, see tähendab, et siis on Neptuuni vaatamiseks parim aeg ja 15. oktoobril on Uraan Maaga vastasseisus, on see parim aeg vaatluseks. Ja 16. septembril leiab aset ka veel Eestis jälgitav kuuvarjutus. Aprilli keskel on siis taevas Lyriidide meteoorivoolu näha. Aprilli lõpust kuni mai lõpuni on ka vaadeldavad Eta Aquariidid. Need on siis hällikomeedi osakesed. Ja kahtlemata on kõige parem aeg meteooride vaatlemiseks augusti esimene pool, mil siis 12.–13. augustil on traditsiooniline Perseidide meteoorivoolu maksimum.